Ja ma tahan lugeda siin ühe kirjakoha ka 2. Korintuse kirja 3. peatükist siin alguses, et kinnitada oma meeled tõe peale, aluse peale, kus Kristus on nurgakivi. Ta ütleb ka Efesuse kirjas seda aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võetaks kokku kõik. Meie pilk on ühe asja peal, kes on tema. Ja kui me oleme vaenlasega võitluses, siis lahing käib kahe asja vahel. Kes saab meie pilgu? Pilk vaenlasel, siis me teame, kus me oleme. Pilk Kristusel, siis me teame, kes me oleme, kus me oleme ja kelles me seal seisame. Nii et tema on meie võit, kelles meid on kutsutud seisma ja olema. Aga ma loen siit sellest, mis on küll räägitud Moosese kohta. See on siis 2. Korintuse 3. peatükk ja ma loen 14. salmist edasi. Ent nende meeled on paadunud, sest veel tänapäevalgi jääb sama kate Vana Testamendi lugemisel ära võtmata, sest alles Kristuses see kaob. Aga kui nende süda pöördub Issanda poole, siis kate võetakse ära, sest Issand on vaim ja kus on Issanda vaim, seal on vabadus. Aga me kõik, kes katmatu palgega vaatleme Issanda auhiilgust otse kui peeglist, muutume samasuguseks kujuks aust ausse nagu Issanda vaimust. Tänu Jumalale tema sõna eest. Küsimus on, kuidas meid muudetakse Issanda au vaatlemise läbi, kus on meie pilk. Oled tähele pannud, et sa võid lugeda vahel mõnda väga head uudist, väga head tõde või ütleme väga häid Issanda tõotusi. Aga kui sinu hing, mis on sisse võetud lihast või selle ütleme niimoodi, lihaliku inimliku poolt kinni püütud, siis kõike head, mida sa Issandas loed sa tegelikult inimliku pilgu läbi. Saad mõttest aru? Neutraalset olekut nagu ei ole. Küsimus on, kas kui sa oled vastakut Issandaga, vaadake, kui palju on näiteks meil neid, me nimetame siis neid jutumärkides kristlikke tõekspidamisi, arusaamu, üks usub nii, teine naa, kolmas teistpidi. Kui sul endal ei ole suhet, ma räägin, suhet purustab selle, südame pöördumine purustab selle. Kui suhe puudub, siis sa loed alati tõde läbi mingi prisma. Ja see prisma kujundab sinu arusaama asjast. Siis me ütleme, kas sõna on hea või halb. Ühta hävitab, teist ta ehitab. On ju lihtne mõelda tegelikult. See oli nagu vend rääkis siin nendest altarisarvedest. Ühele ta annab elu, teist ta hävitab, teist ta surmab. Kirjasõna, me ütleme, on täna halleluuja Issandast lähtunud sõna. Ühta hävitab, teist ta ehitab. Ja see kõik on selle sama asukoha pärast, kus sina ja mina täna oleme. Et meid on asetatud Kristusesse, siis Kristuse prisma kaudu või sealt selle fookuse kaudu ma näen elu, mis tuleb välja Jumala allikast. Kes me katmatu palgega, ma räägin katmatu palgega. See katmatu, see tähendabki seda, et meil on näiteks see inimlik pilk Kristuse tundmise kohta. Ja kõike, mida sa elu kohta edasist loed, sa loed seda kui inimlikku tegu. Saad aru sellest, et see on kinni pandud. Ta on kinni pandud, mitte midagi ei ole teha. Siin on tegelikult, mis on, täna seal öelda, just vend luges selle lõpuks selle kirjakoha ka, mis oli seal, et see Taavete laul 27:8. Ta ütleb, minu sõna on see, mis ütleb, otsige mu palet. Ja siis ma otsin oma Issanda palet. Issanda sõna on see, otsige mu palet. Sest ainult tema palge valguses ma näen tõelist valgust, ma näen ainult elu seal, kus on Issanda silmad. Minu, ütleme, inimsilmades ei ole elu nägemist. Saame aru? See on väga huvitav protsess, kui sa seda mõtled. Nii et olles kõige parema tõe või paremate asjade juures, ma võin ikkagi edasi viibida veel mingis pettuses. Tõde ei ole inimlikult mõistetav ja arusaadav, sest see on ilmutuslik tasand. Ja sellepärast on see hüüd minu sees.
otsige mu palet, on issanda sõna, kes hüüab minu sees. Seda häält või seda issanda häält kuuldes, siis ma korraga otsin teda ja ma näen teda, sest see on tema, kes hüüab nii-öelda enese poole minu sees. Sest see on, tema on ju minu elu. Kihvt, see on, teate, halleluja, see on tõesti hea asi. Nii et otsida saan ma teda vaid selles, mis on tema oma. Nii et kui me oleme issanda koja kogunemises või oleme issanda koja kokkutulek kuus, siis me oleme siia tulnud selles, et need vaim, meie lihtsalt vaim inimesed avatud saaksid Jumala ees tema palge nägemiseks ja maha saaksid need kõik arusaamad, mida ma olen kuulnud, mida ma olen enne omanud või mis mind on ängistanud, mis mind on orjuses hoidnud. Kõik inimlik. Väga lihtsalt tööd on ju. Kõik inimlik orjastab. Punkt. Kõik. Rohkem pole midagi arvata seal. Sa võid öelda, seal on palju häid uudiseid. Jah, on head uudised, aga orjastavad ka. Sest inimlikul ei ole lahendust. Ainult Kristusel on lahendus, väljapääs. Ja sellepärast ütleb katmatu palgega kõik eest maha võtta. Kõik. Ja see kõik on alles südame pöördumises. Kui minu elu, minu süda, minu olemine on selles samas issanda sõna ees ja öelda, issand, mul ei ole mitte midagi. Sina oled kõik minu jaoks. See ühendatud saamine, see on see sama reformatsioon. Tema elu, minu olemine, tema olemine. Kõik, mis minul on, see kuulub talle ja kõik, kes on tema, see kuulub mulle. See on see uus leping, väeline leping, võimas leping. Ja nii kui seda nägemist ei ole, kohe valitseb esimene leping, surmaleping, surmaamet. Nii et võib-olla oled selles surmaametis on alati see põhimõte. Vaata, et sa ei tee seda. Vaata, et sa sinna ei lähe. Vaata, et sa seda ei vaata või mis iganes. Sa pead tegema seda, sa pead olema niisugune, sa pead välja nägema nii ja naa teist ja kolmandat. Kõik on see inimlik, mis ehitub vaid ainult sellele, et inimese tegu oleks justkui see, mis midagi saavutab. Ainult orjastab. Ja nüüd, kus on issanda vaim, seal on lapsed vabadusse lastud. Halleluja. Vabaks tehtud. Miks vabaks tehtud? Sest keegi, tema ise on see vaba. Me oleme tema sisse lahti lastud. Siis milline orjus saaks sind veel kinni püüda, kui sa oled vabaks tehtud? Millised aheled saaksid sind veel haarata, kui sa oled vaba Kristuses? Halleluja. Ja nüüd see nägemise prisma on Kristuse kaudu. Elu näha, vabadust näha, tõde näha, armu näha, armastust. Kõik, mis tuleb Kristusel, on automaatselt minu osa, sest kõik ainult see sünnib nägemise kaudu. Kõike, mida ma nüüd Kristuse selle fookuse kaudu näen, kõik see on kohe minu elu. Sest kõik elu on seotud nägemisega. Usk on nägemine, vaimne nägemine. On ju lihtne. Tegelikult väga lihtne on see tõde. Nii et kõik, mis on kuuldud, mida ma pean, kuidas ma pean olema, nii edasi, kõik. See kõik on orjapõlv. See on kõik orjapõlv, lihtsalt lühidalt öeldes. Sest Kristuse, see tema isiklik sõna, omandatud sõna, tingibki selle. Kristuse valitsus, selle allolek on tõeline vabadus. Lapsed on lahti lastud. Igaüks tunneb issandat selle nime järgi, kes on tema. Halleluja. See on rõõmuriik, see on õigsuse riik, see on rahuriik. Selles ei ole enam mingisuguse saavutamisi. See on issanda palgega vastakuti olek, et olla issanda sõna, mis iganes kellele, kuhu, kuidas. Olla tuul, mis iganes, kuhu issand saadab ja tuulteks meid tehtud, mis iganes, nii nagu inglita ütleb, on teinud nemad ilma ihudeta meie ihudega. Ja kui ta on meid teinud tuleks, siis on see sama tuli, kes issand ise on meie sees, lihtsalt tulemas välja läbi meie. Või tema sõna nagu terav mööt tulemas läbi meie välja, sest meie oleme täna see terav mööt. Issanda olemasolu pärast meie sees. Nii et me oleme muutunud kogu loodu ees üheks kardetavaks imeks issanda kohaloleku pärast meie sisemuses. On võimas. Nii et aga üks vaenlane on ja see kate. See inimlik või lihalik või kuidas me selle kohta ütleme, mida Piibel ütleb selle kohta, see aadamlik, kes peab olema praegu hauas ja surmas, aga kuidagi on üles äratatud vahepeal. Tegeldud on keelatud asjaga. Surnuid ei äratata enam, kes on hauda pandud. Aga need, kes on Kristuses lahus, need tuleb kõik üles äratada, et Kristusesse saaks.
on ju. Saad mõttest aru, ühed surnud on vaja äratada, aga teised surnud tuleb hauas hoida. See surnu, kes on hauda pandud, häda, kui see hakkab Kristust teenima, siis on võimatu millegist midagi aru saada. Aga kes on Kristuses vabaks tehtud, need on vabad. Ja see põhjustab nüüd kiituse ja annab õiguse olla see, kelleks ma olen sündinud, uueks looduks, sellele on antud eluõigus, aga sellele Aadamale ei ole mingit eluõigust enam antud, on ju. Ja nii kui aadamlik vaade tekib kohe probleem, sest ta ei ühti enam eluga. Sõnaga, mis on lähtud issanda suust lähtunud sõnaga, ta ei lähe kokku enam. Sest ta ei ole antud inimliku tasandi sisse. Kõik, mis on tulnud issandast, on tulnud sisse vaimuliku tasandi sisse. Halleluuja, see, kuhu issand on meid üles äratanud. Aga teisest küljest meid on pandud ka surma sisse ja see, mis on surma pandud, see peab surmas olema. See on see vana Aadama pool. Kõik, mis on inimlikkusest pärit, sest ta ei või pärida. Ta ei saa tõotuses midagi pärida. Tal ei ole antud tõotuse osa, sest see oli kõik esimese lepingu osa. Aga nüüd me oleme toodud uude lepingusse, kus on vaimuleping. Ja seal maksab vaid üksnes see sõna, mida sõna ütleb. Otsige mu palet ja siis ma otsin. Ja see sama hääl, otsige mu palet, halleluja. Ja selles me tahame tänasel õhtul ka seista Jumala ees, kui nüüd peatselt tuleb ka Mervin Brooks jagab meile taas Jumala sõna, olles avatud selle sõna ees, kuuldes issandat, ära kuula inimest, jälle uus lõks või surma seisund, kuulates inimest. Sa võid ainult leida surma. Mida sellele inimesele mulle öelda? Inimene seal ei ole kunagi sulle midagi öelda. Kui me räägime elutasandist, vaid vaimust vaimu toimuvad ülekanded. Elu kantakse ainult vaimust vaimu. On ju lihtne tegelikult, see nii lihtne, nii ühene. Halleluja, elu kantakse edasi ja vaim on elukandja. Vaim võtab ühe seest ja paneb teise sisse. Ja see kõik sünnib vaimulikus nägemises. Halleluja. Nii et lapsed on rõõmsad, lapsed on lõbusad, lapsed on õnnelikud, lapsed on vabad, lapsed on selleks tehtud, et kiita oma issandat. On ju? Sa ei saa enam saavutada, sest sinu pingutus ei saavuta enam nüüdsel ajal mitte midagi, sest sa pole enam esimeses lepingus, nüüd sa oled uues, teises, kus maksab ainult see, mida Kristus on teinud. Lõpetatud töö on kõikide meie Jumala laste ainus alus ja me kõik hingame selle lõpetatud töö peal ja see ongi elu hingus, et issanda enda hinguses olek. See on vabadus. Me kõik nii-öelda hingame tema hinguses. Me kõik oleme vabad tema vabaduses, me kõik armastame tema armastuses, me kõik usume tema usus, me kõik oleme tema olemises. On ju kui hea? Perekond on üks ju. Ja siis on küsimus, kus su allikas on. Vastavalt sellele allikale, kus sa oma elu ammutad, selle allika tõttu sa oled see, kes sa oled. Halleluja. Ja see ongi see uus leping, see väeline leping. See, mida kõik vana lepingu prohvetid imetlesid seda päeva, millal see teoks saab. Ja meil see on teoks saanud, aga seda tuleb nüüd vaimu silmade kaudu näha. On ju hea? Halleluja, halleluja. Kiitus Jumal. Jumal, me õnnistame seda päeva. Me õnnistame kõike sõna, mis täna on ka siin paigas õhus. Sa ütlesid, et sinu sõna on väeline, läbitungimiseks, paika panemiseks. See on see kohene, toimiv, rakendatav, kohe, mis sinust on lähtunud, et lahutada see, mis peab saama lahutatud, surm surma, elu ellu ja kõik asjad omale kohale, et Kristus sinu elu saab tõusta sinu laste kogunemises, saab esile tulla selle keskel. Kristus, kes oled sina, sest kõik on ju sinu pärast aegade täiuse korraldamiseks, kui palju neid on minevikus olnud praeguses ja mis iganes tulevikus, kõige selle maa peal sinu valitsuses. Kristus, me täname, kõik see on sinu nimes kokku võetud. Ühes nimes, sinu oma enda isikus, selles nimes, kes sina oled. Ja selles me kummardame sellel päeval sind, et katmatu palgega seista sinu ees. Las sinu sõna kõnetada, las sinu sõna võtta meid üle kõiges mõõtmeis. Ja selles me anname omad ihud sinule elavaks pühaks, sulle meelepäraseks, sinu väärtoimimiseks, sinu laste eludes, kuhu sinu lapsed lähevad ühest maarest teise. Las sinu sõna levida peatamata, las see kogu maa saada täis sinu au tundmist. Las katta, issand, nii nagu veed mere põhja, las see tundmine katta täna sinu rahvast, et sinu rahvas on sinu elu poolt üle võetud ja nad on sinu elu kandjad, nad on sinu elu tootjad.
sest nad on ühenduses sinu eluallikaga. Nad söövad sinu elupuust, kes sina oled ja nad toimivad selles, nad kannavad seda sama eluvilja. Kristus, kes sina oled, muutumatuna, igavikulisena troonil, kes sa oled positsioonil, kunagi mitte mingis muutumises, vaid igavesti aegade algusest kuni lõpuni. Sa oled Jumal, oma loomingu peremees ja meie selles kui sinu need aukandjad, meie kui sinu valguse edastajad sellesse maailma, kes me viime sind edasi, kes me kanname, Issand, edasi kõike seda, mida me sinult oleme saanud. Sa ütlesid, nagu muidu me oleme saanud, nii samuti seda jagage. Tänu sulle, see on sinu sõna, mis taas kõnetab meid ja me tahame öelda, Issand, me tahame otsida sellest sinu palet ja mitte kuulda religiooni häält, mitte kuulda seda, mis kirikutes on öeldud Jumala kohta, vaid Issand, seda lähedases südame osaduses, seda tundmises, Issand, kui sina kõneled. Selles meie tahame olla sinu trompeti hääl, selles, mida sina näitad, tahame meie olla see sinu silmavaade sellel maal. Tahame meie olla see sama läbi lõikab sellel maal, nii nagu see on sinu sõna, läbi tungimaks kõigest, katetest, kõigest, mis on tõstetud sinu tunnetuse vastu, et läbistada, tuua esile, vabastada Kristus sinu vabadusse, sinu lahti laskmisesse üle selle maa. Issand, selle tõelise rõõmu, tõelise elu, tõelise vabaduse, õnnelik olemise sisse, kelleks oled määranud oma lapsed, et sina kui kuningas oled kuningakojas, Issand ja valitseja ja kõik sünnib sinu juhatusel, sinu juhtnööri mööda, nii nagu sina oled oma lapsed teinud oma enda vaimu juhitavateks, et tuleb esile sinu tahte tunnetus igas sinu lapses, et ei öelda enam tunne Issandat, vaid nad kõik tunnevad sind, selle vaimu suhte, selle vaimu elu, selle osaduse, selle toidulaua, selle elupuu tõttu Kristus, et me sööme sinust ja elame sinu läbi ja toome esile vaid üksnes, kes sina oled sellel maal. Tänu sulle, Issand, kõige väeline, kes sa valitsed, muutumatuna, igavikulisena ja me täname, et sinus on kõik vaid ainult head uudised, parimad uudised. Nii-öelda need head good news või need kõige paremad uudised, mis üldse saavad olla. Jumal, need on sinu uudised, sinu rahvale. See on sinu tahe, sinu rahvale. Halleluuja. Ja selles me võime tulla kui lapsed ja võtta armu peale. Tulla su armutrooni ette, saada, mis iganes me abi vajame selleks õigeks ajaks. See Kristus oled sina meie elu. Tänu sulle, tänu sulle, tänu sulle. Halleluuja. Kiitus Jumalale, kiitus Jumalale, kiitus Jumalale. Halleluuja, halleluuja. Nii et ma palun siis, et taas Mervin saab tulla, vabastada Jumala sõna meie üle, selle hea osa, et toidulaud on taas avatud meile, et süüa Issanda head sõna ja taas elada selle sõna läbi.